Töötukassa koondab umbes 170 inimest ja see umbes tähendab, et täpne arv veel täpsustub ja 170 olevat umbes 20 inimese täpsusega. Koondatakse igalt tasandilt, see tähendab ka niinimetatud eesliini töötajaid ehk ametnikke, kes tegelevad töötute nõustamisega ja seega otseselt abivajajatega. Aga kas nõustamist on tõepoolest siis nii vähe, et praegu klienditeenindajad istuvad jõude, ootavad, et keegi tuleks nõu küsima või see tähendab siiski ka järjekordade pikenemist? Ma loodan, et see järjekordade pikenemist ei tähenda, et me proovime oma töö korraldada niimoodi, et kliendid ei kannata ja klienditeeninduse kättesaadavus ja kvaliteet ei kannata. Te püüate, kas see tähendab tõlkes, et kindel ei ole, kas õnnestub? No vaata, siin need asjad ju kogu aeg muutuvad, et me proovime olla operatiivsed. Aga umbes 170 inimest ikkagi ühel päeval peavad oma asjad Töötukassas kokku pakkima ja iroonia tipuks minema järgmisel päeval uuesti Töötukassasse, aga juba kliendina. Neil on nõrk lohutus, et üldiselt töötus Eestis vähenevat. Ja see andvatki Töötukassale võimaluse koondada neid, kes töötutega tegelevad. Kui me vaatame statistikat, siis töötute arv, registreeritud töötute arv on jõudsalt vähenenud viimastel kvartalitel, mis tähendab, et meie kontorites on täna vähem kliente. Teiselt poolt on juhtunud see ja see mitte ainult viimastel kvartalitel, aga tegelikult juba alates Covidist, et üha rohkem inimesi saab nõustamist kas telefoni teel, Teamsi teel, erinevates internetikanalites, eks ju. Sellised koondamisuudised nagu Töötukassast on meie saatus, nendib peaminister. Meil on üldiselt, kuidas ma ilusti ütleks, 1,4 miljardit kärpeid oleme me kokku leppinud nüüd sellest viimasest Kaja Kallase valitsusest oma tänase valitsuseni. Sellel aastal umbes 250 miljonit ja nendele kärbetele otsa tulevad kärped ja järgmine aasta tulevad lisakärped, nii et see on meie saatus.